Tere, olen Auli ja mul on väga hea meel. Ma tervitan kõiki oma kanali jälgijaid, fänne ja need, kes on esimest korda siia minu videosi vaatama sattunud. Tellige minu kanalit, see ei maksa teile mitte midagi, te lihtsalt järgmine kord näete, et kui ma olen midagi postitanud. Ja otsige üles ka minu Facebooki samanimeline Facebooki leht ja seal ma siis panen päevakaarta, see on hoopis teistsugune, seal ei ole ühtegi videot ja seal te peate ainult jälgijateks hakkama ja siis ma panen sinna päevakaarta ja kirjutan ka natukene muid asju, nii kuidas siis aega ja tahtmist on. Ja täna teeme siis selle video sellisel igivannal teemal, mida tunneb tema, mida tunned sina, mis on teie vahel, missugused sammud ta teeb, missugused sammud teed sina ja siis mingi lõpptulemus. Ja hakkame siis pihta. Nii et vaatame siis nende kaardikestega, võtame siis universumist. Ja tegu on kollektiivse ladumisega, üks ole, mis ei pruugi mitte kõikidega resoneeruda. Võtke siit see, mis teid kõnetab, mis ei kõneta, jätke või visake kõrvale. Kui te soovite personaalset ladumist, siis kirjutage minu meilile, mis on siin selle video all. Ja siis saame teha teile ainult teie energiatest lähtuva ladumise. Nii, aga lähme siis asja juurde. Nii et mida tunneb tema sinu vastu? Mida tunned? No ma lähen jälle siia vastu. Mida tunned sina tema vastu? Tema suhtes, siin ei ole vahet. Nii paneme need sinna poole natuke. Mis on teie vahel? Mida tema teeb järgmisena sinu suhtes? Võtan siit 2 kaarti. Mida teed sina järgmisena tema suhtes? Ja milline on tulemus? Ja võtame veel siia ka selle, mida tahab tema sulle öelda ja mida tahad sina talle öelda. Lõpetuseks. Ei, see tuli mul lihtsalt ma tegin sellise asja. Nii, mida tunneb siis tema sinu suhtes? No, tema tunneb armastust. Siin on armastajate kaart. Selles suhtes on selliseid sükest nooruslikku energiat ja teie vahel võib olla ka selline, see tuli maailmakaart. Te võite olla kaugel üksteisest, te võite olla ka erinevates riikides, osad siin kindlasti on niimoodi. Ja tema ootab sinult ikkagi sõnumeid. Ja tema siis nagu ärkab iga hommiku sellise tundmusega, et nüüd ma vaatan, et kas on mingisugused kirjad tulnud, sest poisid tähistavad tegelikult alati kommunikatsiooni, väga suurel määral kommunikatsiooni. Ja ma tahan niimoodi, et ikka kõik on need siin. Vaatame selle, mis on teie vahel. Lõpetamine on teie vahel. Kuulge, mis te siin siis lõpetate mul siin, poisid ja tüdrukud. Nii, ja mida tunned sina tema suhtes? Poisid, näed, siin on poiss ja siin on poiss ühesõnaga. Sinu poolt on poiss ja see on selline, sinu poolt nagu nii palju neid tundekesi ei ole. Teie vahel on, võib ka olla vahemaa, vaatate siia kaugusesse ja teie vahel võib olla ka lõpetatud suhe. Sina ootad täpselt samamoodi tegelikult sõnumeid ja sinu poolt on ka sellist nooruslikkust. Kui ma küsisin siin, meie küsimus oli, et mida tunned sina tema suhtes, siis üldiselt siin on selline keiser, on alati selline natukene nartsissistlike joontega ja selline eneseimetleja ja tegelikult ka egoist. Ja täpselt niimoodi sa nagu tema suhtes tunnedki. Ja see suhe on nagu seal
olete te mõlemad, nagu ma võiksin öelda, et kaks kanget kivi, noh, nagu head jahu ei jahvata, eks ole, ühesõnaga, aga sina oled väga iseseisev, sina tead, mida sa tahad ja sinule meeldib selline aeglane ülesehitus ja sina tahaksid, et seal oleks olnud selline. Temas on tormakust, ühesõnaga, päris kindlasti on see ka teil karmaline suhe siin, kui tuleb maailm ja siis on, ja te olete olnud sellises keerlemises ringis, kus teil nagu väljapääsu nagu ei ole näinud. Aga tema poolt on täiesti tunded olemas, see on täiesti olemas, aga sinu poolt ei tulnud nagu ühtegi karikat ja praegu on nagu pigem see tundmine on nagu selline, sa näed temas tegelikult jah, sihukest egoistlikku ja inimest, kes tegelikult vastutust võtta ei taha ja sinul nagu tundeid. Mõtlen, et kui siin jah vahemaad ei ole, siis on lõpetamine, aga siinpool ma eriti nagu, siin on rohkem nagu selline kaine, hästi kaine mõtlemine on sinu poolt. Nii, vaatame siis edasi, siis hakkame võib-olla seda üldpilti. Nii, millised sammud võtab tema sinu poolt ette? Tema poolt on saladused, päris kindlasti on saladused ja vaatame siis, mida sina võtad ette. Üldiselt sinu poolt on väga palju illusioone, aga sa oled väga kindel, väga äge naine, minikeisrinna tuli siia ühesõnaga ja mida sa võtad nagu ette, siis sa soovid tulla välja. Sinu sammud ongi nagu selles, et sa soovid tulla välja sellest illusioonist, mis sind tegelikult selle suhte osas nagu valdas ja tema tahab küll tegelikult, et tema küll nagu hüppaks sinna kaariku selga ja hakkaks kihutama nagu sinu poole ja sellised edasiliikumised tema poolt nüüd tulevad päris kindlasti, aga ta kardab mingite saladuste, ta teab, tal on need saladused ja ta kardab nende nagu ilmsiks tulemist. Võib-olla see on takistanud natukene seda väga kiiret liikumist sinu poole peale, aga sina jah, väga selgelt soovid nagu, sa oled nagu nii-öelda tema olemuse nagu siin läbi näinud ja sellepärast, et ja sina soovid nendest illusioonidest vabaneda ja sa soovid saavutada selles suhtes täieliku iseseisvuse. Ja ütleme, mis siis siia tuli. Tulemus, oi kui palju poisse. Siin on nüüd 3 poissi tulnud välja ja siin on ilmselgelt, see on teist noorem inimene, sest siin on ikka natukene liiga palju, kui 3 poissi tulevad siin välja, siis ja kindlasti mingi väga suur sõnumineerimine ilmselt on teie juures edasi ja ka hakkab, sest siin oli nagu selline, milline on tulemus. Siis võib-olla siin on natukene sellist materiaalsust, et jah, et aga sõnumid tulevad ja nii, et kui teie vahel, ma ei näe siin nagu pausi, et kui seda oleks, siis aga sõnumid ja kindlasti jah, ja võib-olla osadel kindlasti on teist tunduvalt noorem see partner ja teie vahel võivad olla isegi triigid, eks ole, ja vahemaa kindlasti osadel minu vaatajatel on see praegu niimoodi. Ja siis, mida tahab tema nagu sulle praegu öelda, et ta on teel, jah, et ta on teel, ta hüppab sinna mootorratta sülle selga varsti ja sina tahad talle nagu öelda niimoodi, et sa võib-olla ei peaks olema sellises jäises nagu olekus või sellises väga suures sellises mõõkade kuningas on ka tegelikult väga suurelt määral egoist, aga kes meist ei ole egoist, eks ole, egoismi peab olema, egoismi on meis kõigis. Aga kui see suhe jah ei ole läbi, siis on siin pikad vahemaad,
ja sellised, aga mulle tundub, et siin ei ole, siin on lihtsalt ühesõnaga, et ta nagu vaatate igatsevalt sinna kaugusesse ja praegu on sellega nagu niimoodi, et ärme siin eriti pikaks seda lase, ühesõnaga sellepärast, et see on selline, noh, see on, ja mõtlen, et see, mida need kaardid näitavad siin praegu, see meie energiad on niivõrd muutuvad, niivõrd kiiresti muutub terve maailm meie ümber ja see ei pruugi tegelikult homme enam resoneeruda ja tavaliselt sellised lugemised ongi nagu võib-olla, ma ei taha siia mingeid ajatempleid panna, aga noh, üldiselt mitte eriti pikas perspektiivis. Sellepärast, et võib-olla homme te lähete lahku ja siis mõtlete, et ootake, mis nüüd siin siis oli siis ühesõnaga. Sinu ja tema suhe, mida ütlevad peaingli Taro kaardid? Seisa selle eest, milles sa usud, ole enesekindel, leia oma isiklik jõud. Võtame veel siit vaade. On ka parem võimalus, peatu, et järele mõelda ning endasse vaadata, julge olla erinev. Siin on üldse selles suhtes on tegelikult kirge olnud ja kõike ja Gabrieli 7 nagu, et noh, tegelikult nagu praegu selle põhjal, et need äike ja see on nagu kõik nagu jäänud selja taha, et te nagu lähete ikkagi sellest, ma ei ütleks, et see on lõppenud. See kaugeltki ei ole siis mingi väga suur sõnumoneerimine, noh alles hakkab nagu ühesõnaga ja siin on kommunikatsioon, aga nagu sellest keerukusest ja raskustest olete te nagu välja jõudnud, aga keegi on siin väga suures ohvrirollis ja siin on väga palju ja täpselt illusioone ja sellist ärispidist mõtlemist nagu, mis siin nagu ennem tuli välja. Ja et aga te olete leidnud tegelikult sellise suuna nagu selles suhtes ja tuli ka Arieli kuninganna ja toeta ennast ja neid, keda armastad. Oskus teha kõik ilusamaks, praktiline ja tark nõuanne. Sa saad kuskilt, keegi annab sulle selle suhtes nõu. Kui sa tunned, et sa pead abi küsima või midagi, noh, sa võid seda küsida näiteks minu käest, eks ole, ja siis sa saad sellise väga hea praktilise nõuanne. Kui sa tunned, et sa pead kellegi käest nõu küsima, siis küsi seda, tee seda, selle suhte. No tundub, et see on siin kaugsuhe. Et see on päris, siin tuli väga palju selliseid nagu kaarte. Aga ma ei ütle jah, et see suhe oleks nagu praegu lõppenud, aga siin on igatsust, siin on kaugele vaatamist, siin on sellist hästi palju kommunikatsiooni on, siin ei ole üldse mingit seisakut ja see asi nagu liigub päris kiiresti edasi ja tal on ikkagi väga suured plaanid silu poole tõtata ja hüpata sinna mootorratta selga ja siis tulla. Aga sina tahad nagu jah, nendest illusioonidest välja saada ja niimoodi, et sul on, no meil kõigil on ju, kui suhe on ja siis on ikkagi seal ju natuke neid illusioone aga sina tahad pigem nii, et tema nagu hästi kiirustaks või kiirustab nagu või võib-olla ta on teile teinud juba kooselu ettepaneku või on teile teinud ettepaneku, et te tuleksite tema juurde, et võib-olla näiteks tema elab Võrus teie Tallinnas, eks ole, ühesõnaga, et mingi vahemaa siin vahel on. Et mitte kõikidel ei ole riikide vaheline, aga igastahes nii, et see suhe ei ole nagu siin selles suhtes, mida mina praegu räägin, ei ole päris kindlasti kooselu. See on niimoodi. Ja et aga teie tahate nagu, naine tahab nagu sellist aeglast ja väga pikas perspektiivis sellist väga perspektiivikat suhet. No keisrinna, no parimat kaarti ka ei saa tulla ühesõnaga, et te olete ikka tõeline keisrinna seal suhtes ühesõnaga sellele mehele ja väga hästi ja noh, mees armastab, tundeid on ja ta väga hästi suhtub teisse. Et see keisrinna on ju ka üks parimaid kaarte, mis üldse saab tulla ja eriti veel suhte lodumises ja käes on aeg oma plaane ellu viia. Loovus kannab vilja.
luksuslikud või külluslikud vahendid. Nii et ühesõnaga keisrinna ütleb enda eest kõik. Ja võtame paar seda kuukaarti ka nagu sellesse, mida tunned tema, mida tunned sina, nii et üldiselt siin läks nagu juba selliseks natukene pikemale ja kaugemale ulatuvaks lugemiseks, aga pole midagi. Nii et täna ilusti kaardid jooksevad. Aeg pigem anda, kui võtta. Sellesse suhtesse soovitatakse nagu sellist, et siin ei ole tegelikult mingeid tülisi, et ma ei näe siit seda, et andmine saamine tegelikult suhtes peaks olema tasakaalus ja minu selline moto on mitte ainult suhetes, minu abielus selline, et selleks, et saada, selleks tuleb ka anda. Ja siin ongi niimoodi, et pigem anname siis nagu selles suhtes, eks ole. Naine, kes sa mind vaatad, anna siis mehele, kuigi see on väga selline päris paras tükk see mees ühesõnaga siin. Naine on küll kuidagi väga keisrinna ja siin tulid väga iseseisvus ja pentaklite kuninganna, mis on nagu väga hea ja niimoodi, et teil on võib-olla natukene vaatate nagu erinevatesse suundadesse ka, et teile nagu need eluvaated ei ole võib-olla nii kõige paremini, aga te saate need balanssi tegelikult. Ma üldse ei kahtle nende kaartide põhjal sellest ja võtame siis veel selle. Sina ja su lähedased olete kaitstud ja kuu loomine vähis ja siin oli kuu loomine neitsis, et võib-olla siin on tegemist neitsite ja vähkidega ühesõnaga, et siis nagu siis maa ja siis veemärgid ühesõnaga, et ja sina ja su lähedased olete kaitstud, nii et et ära nagu siin karda nagu midagi ühesõnaga, nii et sul on nagu mingid hirmud ja siin olid ka need ärispidised mõtlemised. Ja mida siis need hoidja kaardikesed siis siia sellesse ladumisse nagu soovitavad? Et siin on niisugune väga äge suhtlus, nii et võib-olla niisugused videokõned ja siin on niisugune pigem nagu interneti selline suhe, aga mitte midagi halvasti siin tegelikult ei ole. Nii et ilmselt see suhe on päris alguses alles ja kaitse oma unistusi. Oled oma kallite unistuste valvur ja nad on sinu hoole all kaitstud. Hoia neid oma südame lähedal, kuni oled valmis nad vabaks laskma. Võib-olla ei tasuks rääkida nii palju sellest suhtest veel. Ja kui sa midagi unistad, siis võib-olla hoia nad praegu endale. Ära räägi isegi võib-olla sellele teisele osapoolele, eks ole. Et ükskõik kumba pidi siis, et võib-olla kui suhted on sellised algstaadiumis, mis siin tundub nagu olemas ja järjekordselt tuli kaart küsi abi. See tuli siin juba ennem ka sõnaga niimoodi, et kui sa tunned, et sa tahad kellegi käest nõu küsida või sa tahad tõesti võib-olla kaartidelt sinu energiast lähtuvalt, siis küsi kellegi käest abi, võid seda ka teha minu käest või valik on sinu. Neid on siin must miljon, kes panevad eraladumisi, kes teevad ja et sa natukene kahtled. Sa natukene kahtled siin millegis, aga see on ka sellepärast, et see on väga tugev isiksus. See keiser on väga tugev isiksus ja sina oled täpselt samamoodi. Sul tuli siin, see on minikeisrinna, see on õige keisrinna ja ausalt öeldes mõtlen, et olete nagu kaks kõva kivi, mida ma siin ennemgi ütlesin, sõnaga niimoodi, et te vajate nagu praegu neid selliseid nurkade lihvimisi ja selliseid nii nagu suhte alguses ilmselt siin nagu on. Mitte ka kõigil, aga osadel päris kindlasti, et niisugused kaks päris parajad kivi on nagu kokku saanud, sest siin tuli keiser ja keisrinna, eks ole, nii et see on ikka väga Nii et jah, aga naine, kuna siinpool oli naise pool, eks ole, ära karda ja mine nagu edasi, eks ole, ja seal on selliseid niisuguseid keerukust ja sellist, aga mitte midagi ületamatut ei ole. Sest keiser ja keisrinna, see on juba, te tulite siin väga ilusti paarina välja tegelikult. Nii et see oli siis selleks korraks selline video, mida tunned tema, mida tunned sina, mis on teie vahel, ilmselt siis mingi vahemaa, aga siin ma küll mitte mingisugust lõppu ei näe. Absoluutselt midagi.
tellige mu kanalit ja kirjutage kommentaare, likeige, mida iganes te tahate. Olen Auli ja järgmiste videodeni ja kohtumisteni. Tšau, tšau!